Alles paar nädalat tagasi seisin ma siin muusika- ja balletikooli ees ja rääkisin teile, et sisetülide tõttu on selle kauni hoone fassaadi tekkinud murad. Täna ma seisan taas siin ja täna mul on teile selline sõnum, et selle kooli direktor Timo Steiner paneb oma ameti maha. Hiljutises skandaalis Muba ümber toodi välja mitte eriti hea õpi- ja töökeskkond, mis peletab eemale ehk andekaid õpilasi ja häid töötajaid, räägiti rikutud psüühikaga ja motivatsiooni kaotanud õpilastest, rahulolematutest vanematest. Rahulolematu on ka tšellist Silvia Ilves, kelle 2 vanemat poega Mubas õpivad. Muba direktor Timo Steiner, kes oli direktor juba siis, kui mina olin koolilaps. Ta praegu kardab mind, ta hiireb, ta ei taha probleeme, tahab turvatsooni, probleemidega ei tegeleta. Sööklas ma näen, et Mubas seal lagi tilgub siiani, kauss on seal lae all. Et uhke kool, aga ikkagi tegelikult väline ei määra. See nagu ilus õun, mürki täis püstitud, aga seest ikkagi hallitab ja mädaneb. Praegune direktor Timo Steiner ütleb, et ta ei lahku mitte meediasse jõudnud kooli sisepingete pärast, vaid sellepärast, et juhtimisse on vaja uusi tuuli. See on natuke pikemalt tunnetatud otsus, et kui ma mõtlen täna, kus me Mubaga oleme ja vaatan selle organisatsiooni sisse, siis mul tekkis selge äratundmine juba mõne ajast, et Muba vajab täna juhtimisse uut energiat ja just seda inimest, kes seda organisatsiooni kultuuri siit edasi ehitaks, kuhu me oleme tulnud. No tegelikult on teil ka olnud erakordselt raske ülesanne ühendada 3 erinevat kooli, lisaks ka veel pakkuda ju kutseõpet ja ka üldharidust, et kas see on ühele inimesele võib-olla üldse jõukohane? Kas ta on ühele inimesele jõukohane? No, ma arvan, et sinna läks väga palju energiat, ma olen täitsa veendunud enda seisukohalt, et ma tegin kõik, mis ma sain selle koha pealt, aega läks palju ja ma arvan, et see pika peale saame selle asja ka korda siin. No milline on sisekliima praegu Mubas, et kas te lähete praegu koha pealt ära niimoodi, et jätate need sisetülid hõõguma? Ma loodan luua siis tee nende lahendamiseli ka võib-olla selle oma otsusega, et võib-olla värske jõud vaatab kõrvalt, mis siin peab teisiti tegema ja lahendab need ära. Et ma pean ütlema, et mina täna ei ole jõudnud koolide kultuuride sulatamisega sellesse punkti, kus ma ise tahtsin jõuda ja nüüd on järgmise juhi asi see ära lahendada. Haridus- ja Teadusministeeriumist saadetud pressiteates öeldi, et koolijuht ei pruukinud alati saada piisavalt sisulist nõu ja tuge ka keerulises õiguslikus olukorras hakkama saamiseks. Kindlasti on siin õppimiskohti nii koolile kui ka ministeeriumile. Timo on olnud selline loov, innustav, alustav juht ja tema enda äratabamine oli ka see, et minnes üle nüüd sellise hoidmise arengufaasi, et siis, või rahulikum arengufaasi, siis ilmselt vajab ka kool teist käiku, koolisiseseid käärimisi, näidake mulle asutust, kus ei ole mitte ühtegi sisekonflikti või sisevaidlust või kooli, kus selliseid ühtegi probleeme ei ole, et neid tuleb ikkagi ette ja praegusel hetkel ilmselt see avalikkuse ette jõudnud teema on pigem ka märk sellest, et kool hakkabki minema sellisest entusiastlikust loomisfaasist üle siis sellise stabiilse tööfaasi.